Tere, mu kallid muinasjutusõbrad. Mina olen Poliina Tšerkassova ja täna on mul üks eriline lugu teie jaoks. See on siin, selles raamatus. Ja see lugu räägib ühest vaalast. Sügaval tumesinise mere põhjas elas suur vaal. Ta oli nii suur, et temast võimsamad ja vägevamad olendid polnud terves ilmas. Kord sukeldus suur vaal sügavale merepõhja ning ta nägi seal aardeid. Merepõhjas olid pärlid, merikarbid, korallid, värvilised kivikesed. Ja suur vaal hakkas neid koguma. Ta nägi merikarpi, oi kui ilus merikarp, ja kinnitas selle otse oma saba külge. Nägi koralli, oi ma nii väga vajan seda koralli. Ja korall leidis oma koha vaala seljas. Varsti olid tema pea, selg, saba ja kõht nii palju aardeid täis, et suurel vaalal oli nüüd raske ujuda. Ja tema ei tahtnud neid kellegagi jagada. Näiteks väike krabi palus suurelt vaalalt teokarpi, et maja ehitada. Väike kala palus koralli, et see kaitseks teda suurte kalade eest. Aga suur vaal ütles, ei anna, minu oma. Ja nii sai temast vaal, kes kogus aardeid ega tahtnud kellegagi midagi jagada. Siis aga oli tal vaja õhku hingata, sest vaal ei ole mitte kala. Tal on vaja aeg-ajalt õhku hingata. Ja suur vaal proovis üles ujuda, aga ei saanud. Kogu tema aarete kaal surus ta allapoole. Suur vaal ehmatas, võpatas, aga kõik tema aarded olid tema külge justkui kinni kasvanud. Suur vaal laskus merepõhja, nühkis end suurte kivide vastu. See ka ei aidanud. Suur vaal tahtis hingata, aga tema kogutud aarded ei lasknud tal seda teha. Ja siis ütles suur vaal, ma annan ära kõik, mis mul on. Ja suur vaal andis krabile merikarpi ja väiksele kalale andis koralli. Ta andis ära kõik, mis tal oli. Siis alles tundis ta tõelist kergust ja ta hakkas nüüd üles ujuma aina kõrgemale ja kõrgemale pinna poole. Varsti ta nägi valgust. See oli päike, mis läbi vee sillerdas nagu pärl. Ja kui suur vaal jõudis pinnale ja ta hingas värsket õhku sisse, ta naeratas ja ta sai aru, et kõige suurem aare on võimalus vabalt hingata ja liikuda.